Tere ja tere tulemast! Mina olen Playsihull ja täna, nagu juba traditsiooniks on saanud, lõpetan ma aasta 2019. Seda videot teen ma juba siis 8. aastat järjest või? Esimene oli 2012, siin ma tegin küll ainult inglise keeles. Aga igatahes, nagu tavaliseks juba saanud on, räägin ma siin, mis toimus minu elus ja ka minu YouTube'i karjääris. Vähemalt sellel YouTube'i kanalil. Sellel YouTube'i kanalil ma pole eriti aktiivne olnud, ma tegin kokku see aasta 10 videot. Üks oli see mänguseeria Mängime mängu 4 head sõpra, see oli päris huvitav, see oli päris impulsiivne isegi otsus. Üks õhtu lihtsalt olin üksi kodus, mõtlesin, et mängiks seda. Ja siis mõtlesin, et lindistaks ka oma reaktsioone seda mängides ja minu arust see tuli päris hästi välja isegi. Ma olen küll nartsissist, aga mulle see videod päris meeldisid. Väga huvitavad videod olid. Jah, ennast kiitmast ma ei väsi, aga jah, see oli siuke, mina ei tea, päris siuke huvitav oli taas kogeda ja siuke. Ma plaanisin seal rääkida võib-olla rohkem oma mälestustest, aga ma ei jõudnud kuidagi selleni, nii et ma lihtsalt mängisin ja kommenteerisin ja tegin natuke nalja, nii et päris tore oli. Ja siis ma tegin selle video Minecraft Eestis, kus ma vaatasin seda mingi Minecrafti, keegi oli genereerinud Minecraftist terve maailmakaardi ja siis ma käisin, jalutasin läbi Eesti. See oli ka päris, võib-olla polnud isegi paha video. Aga igatahes jah, mis on toimunud siis väljaspool YouTube'i minu muus elus. Et ma käin endiselt ülikoolis, nüüd aastal 2020 peaksime lõpetama. Ja mis siis veel on, hakkame kuude kaupa vaatama, jaanuar, veebruar, märts, isegi siis ei toimu midagi väga erilist, käisin koolis, panin sõpradega pidu ja nii edasi. Siis aprill oli väga huvitav kuu, ma ei hakka detailidesse laskuma, miks. Mais oli hokimaailmameistrivõistluse, mille võitis Soome ja ka Eurovisioon, mille võitis Holland. Ja mais tegin ma ka sellise asja nagu Tulnuka piki, millest tõenäoliselt enamus inimesi pole kuulnud, aga jah, guugeldage Tulnuka piki. Kui teate filmi Tulnukas, siis teile tõenäoliselt meeldib see. Siis juunis-juulis käisin ma praktikal ülikoolist ja tegin veidi tööd, sain kogemusi, raha, ainepunkte. Tähtsus järjekorras kõik. Aga siis jah, aprilli lõpus, septembri alguses olin ma veidi haige. Oli veidi tervisega probleeme, aga ikka juhtub. Siis oktoobri alguses käisin ma ühe projektiga paariks nädalaks Eestist ära. Käisin Ungaris ja Rumeenias, kui Ungar oli siuke. Nüüd on 2 riiki siis juures, kus ma käinud olen, kuigi jah, Ungaris ma käisin, Ungari oli siuke transiit, et ma sisuliselt nägingi seal ainult lennujaama ja maanteid. Aga territooriumil viibinud ma olen, seda ei saa eitada. Ja siis, mis siis veel oli märkimisväärselt, ega muud vist väga ei olegi. Novembris ja detsembris on siuke kulgenud asjad rahulikult. Või mitte rahulikult, ütleme see aasta on päris tormiline, mitte ükstegi aastat pole mu elus, mis oleks nii palju sarnanenud sarjale Metskass. Mis on hea, mis on positiivne see loomulikult, aga mis mul siis veel öelda on? Vist ongi aeg video kokku võtta, sest mul ausalt öeldes pole enam mitte midagi öelda. Ja ma lihtsalt venitan. Vaata, mõtlen. Ei ole enam midagi öelda. Aga jah, et siis võtamegi video kokku. Loodan, et teil oli hea aasta ja head vana aasta lõppu ja head uut aastat. Nägemiseni!